Tere ja ma nagu ma enne ka vahepeal lühidalt siin rääkida, et kuna ma olen nüüd viimasel ajal suhteliselt palju erinevaid webinari ja erinevaid selliseid esitlusi sellel teemal teinud, siis võib-olla mõne jaoks tuleb juba tuttav ette. Ma kiirelt vaatasin siin osalejate nimekirja läbi. Tundub, et väga palju vähemalt Facebooki sõpru mul siin ei ole, mis on alati hea näha. Et mida rohkem on uusi inimesi, kes sellega ennast viitsivad ja tahavad kurssi viia kogu selle valdkonnaga, seda ägedam minu meelest on. Lisaks ma just sain kõrvaklappi teate, et mul võib saada mingi aeg kõrvaklappi akku tühjaks, andke mulle siis märku ja siis ma pean vahetama mikrofoni ära. Aga ja, lühidalt mina olen siis Kalev, sellise veidralt naljaka sellise jumaliku glow mingisuguse tagataustaga, ärge laske ennast sellest häirida. Olen Adacti asutaja ja tegelenud mängustamise ja gamificationiga nüüd circa 7 aastat. Et ma lihtsalt nii lühi tutvustusena, et alguses karjäär sai tegelikult alguse New Yorgi sellisest agentuurist nagu Dopamine, mis spetsiifiliselt siis keskendubki ainult gamification design agency, mille siis eesmärk ja mille point oligi see, et meile tuli ettevõte, kes tahtis oma kas turundustegevusi või ütleme tarkvarat või onboardimisprotsessi kuidagi mängustada, ehk siis täiendada seda mänguelementidega, et saada siis kõrgemaid kaasatustulemusi, kõrgemat engagementi juba olemasolevate lahenduste toetamiseks. Et kliente oli meil pigem suuremad ettevõtted ja pigem suuremad korporatsioonid. Küll aga, mis ma siis panin tähele, on see, et tegelikult absoluutselt mitte mingit vahet ei ole, kas sa oled suur korporatsioon või väike mees-koer ettevõte. Need printsiibid ja põhimõtted alati töötavad. Need töötavad, isegi ma ütleks, et väiksel ettevõttel natukene paremini, sest see suudab neid eristada hallist massist oluliselt rohkem. Aga probleem oli rohkem selles, et suured ettevõtted on ainukesed, kes suudavad selliseid lahendusi kinni maksta. Adactiga ja ütleme tänases kontekstis ma rohkem räägin reaalselt kas mängude või selliste interaktiivsete lahenduste kasutamisest. Ja just nimelt selle mängu või interaktiivse asja loomine on tavaliselt nullist ääretult kallis ja ta on kallis kahel põhjusel. Punkt 1. Ei tellija ega selle lahenduse tegija ei ole 99% ajast antud valdkonnaga päris hästi kursis. Seega tekib hästi pikk ja hästi põhjalik dialoog, et kas me nüüd teeme nii, kas me teeme naa. Hästi palju aega kulub lihtsalt aru saamaks, mida me üldse teeme. Lõpuks on siis võetakse eraldi arendusmeeskond, arendatakse see asi kokku, lansseeritakse ning pärast seda visatakse see prügikasti, sest ühte kampaaniat sa 2 korda nagu ei tee. Sest kui sa tahad disaini muuta ja värke, siis sa teed kõik selle asja nullist. Aga naljaks on lihtsalt see, et enamik aeg tehti väga sarnaseid asju või vähemalt samal printsiibil töötavaid asju. Et on väga lihtsad põhjused, mille pärast konkreetselt mängud või mängustatud tegevused toimivad ja ega need ajas ei muutu. Et vahet ei ole, kui palju sa oma mõttejõudu siin alla paned, siis tegelikult põhimõte jääb samaks ja webinaril täna ma siis räägin ka natukene nendest põhimõtetest, mis siis jäävad samaks. Ma räägin erinevatest näidetest, räägin sellest, kuidas ja kuhu kohta oleks üldse loogiline selliseid mängustatud tegevusi paigutada ja mis eesmärgil. Kindlasti see ei ole, kõik need näited muidugi, mis ma teen ja mis ma toon, need on küll tehtud tõesti meie enda tarkvaraga ja meie enda tarkvaraga on neid kõik asju võimalik teha. Kui teil on oma arenduspartner, te soovite käsitsi midagi ägedat suurt kokku ehitada vabalt. Et see ei ole nüüd tingimus, et selliseid asju saab ainult meie tarkvaraga ehitada, aga lihtsalt meie tarkvara muudab selle protsessi nende jaoks, kes ei soovi väga palju raha ja aega selle alla panna, et saavutada tulemusi, siis selle jaoks me seda tarkvara teinud olemegi. Aga kui teil tuleb endal ägedaid ideid koostööpartneritega, siis mul on hea meel, kui sellist lõbusat mängustatud asja ikka kasutatakse. Lühidalt ma siis räägin, kui ma õpin ära, kuidas slaide vahetada. Siis meie oleme siis oma tarkvara lühidalt kokku pannud niimoodi, et meil on tarkvaras olemas siis hästi palju erinevaid mängulisi selliseid interaktsioone. Olgu nad, mingisugused mängud, kus meil Candy Crushi mängud või asjade kokkukogumine, mis kokkub alla kuskilt taevast. Või siis lihtsalt, loosirattad. Tere fookus. Või siis loosiratta, skraapekaardid, mingisugused Super Mariod, kõik sellised mängud, mis me oleme juba valmis loonud.
Meie platvormis saab siis kõik need ilma koodi kirjutamata oma disainiga kokku tõsta ja lansseerida. Vaadata siis, mis on tulemused, koguda liide ja nende liididega siis hiljem kõik asjalikku teha. Ma vaatan, kas ma saan kaamera fookusse tagasi. Vist ei saa. Igatahes. Meil on suhteliselt suur hulk kliente juba kogunenud. Esialgu enamik Eestist, aga nüüd me läheme rohkem välismaale. Aga üks asi, mida ma lihtsalt tooksin välja, mitte see klientide rohkus, aga lihtsalt see, et kui me vaatame variatsioone, et meil on kliendid vertikaalidest, nii ütleme telekomist, spordist, finance'ist või rahastusplatvormidest, toidubrändid, ennustusportaalid, isegi Euroopa Parlament on meie klient, mis tähendab seda, et tegelikult ei ole mitte mingisugust vahet, mis ettevõttega on tegu, kui te teete oma turundust ja te soovite konkreetsetel asjadel saavutada konkreetseid häid või paremaid tulemusi kui muidu, siis leidub sellele mingisugune hea selline mängustatud kikk, kuidas seda veidi siis parandada. 3 asjast räägin põhiliselt. Mängustamisest, eesmärgistamisest ja natukene ka sellest, et kuidas siis lõpuks mingisugust õiget mängu valida. Tavaliselt on see ettekanne olnud pikem kui tund aega, ma üritan siin mõned asjad välja jätta, et tunni aega hakkama saada, aga julgelt alati võib mulle hiljem kirjutada ja joonistada ja helistada, kui mõni konkreetne teema tundub rohkem selline, millest tahaks rohkem õppida. Ma võtan siiski esialgu kokku, ma pean lihtsalt tagatausta informatsiooniks, ma pean ikkagi rääkima natukene sellest mängustamise alustalast, aga sellele ma liiga palju seisma ei jää. Aga tegelikult isegi enne ma tahaksin ühe asja siia vahele tõmmata, mida ma tavaliselt ei ole rääkinud, aga nüüd viimasel ajal on see järjest rohkem teemaks tulnud. On see, et mis üldse mis see point on? Ja kui see point, millest ma räägin, on siis mängu kasutamine oma turunduse funnelis. Ma võtsin paar kampaaniat lahti, mis ma praegu kiirelt guugeldasin, et selgitada, mida ma silmas pean, kui ma üldse kampaaniatest räägin tegelikult. Leidsin netist 3 suvalist kampaaniat. Näiteks Circle K-l oli kunagi, võib-olla praegu ma ei tea, on selline ärka meiega, proovi uusi hommikusööke, kõik on fine ja selline kampaania maandus leht. Meil on näiteks Euronixil tagasi kooli, osta arvuti või iPhone kas või iga päev ja siis on veel üks selline Apple MacBook nulliga kätte. Nüüd eksisteerib minu mõttes 2 vahet. Kui me vaatame klikikampaaniat, me vaatame näiteks seda Euronixi kampaaniat. Väga selge sõnum, tee ühte asja, saa üks auhind. Või siis väga selge sõnum, sa saad uue MacBooki osta 0 sissemaksa, 0 lepingutasu ja 0 intressiga. Sul on üks konkreetne sõnum ühele konkreetsele väärtuspakkumisele ja selliste asjade puhul kõik, mis praegu tehakse, toimib väga hästi. Seda ei ole vaja, ütleme, võib-olla veel rohkem keerulisemaks teha, siin ei ole tarvis leiutada mingisuguseid ägedaid selliseid fancy'sid mängustamise lahendusi võib-olla isegi juurde. Sellepärast, et sõnum, olenemata sellest, kui kaua inimene siin lehel on, olenemata sellest, kui palju ta selle kliki nüüd maandamislehega interaktib või mööda käib, ta saab oma sõnumi ja selle väärtuspakkumise kohe kätte. Kohe, kui tuleb seda bannerit, kohe, kui tuleb siia, kõik on arusaadav. Mängustamise puhul me tuleb kõige rohkem sisse just nimelt see kasu tuleb kõige rohkem sisse siis, kui me tegeleme kampaaniatega, kus ei ole üks selline nii konkreetne osta ja saa see või siis mingi toode on 50% allindusega või selline, kui ei ole sõnum nii selge. Näiteks seesama, ärka meiega, proovi uusi hommikusööke. See on jällegi, ma ei tee ühtegi selles mõttes, et kõik need kampaaniad ikkagi nad töötavad, väga hästi bannerid tehtud ja ma absoluutselt ei ütle, et sellised asjad ei tööta. Aga mida mängustamine toob nüüd juurde, on see, et ta võimaldab seletada kogu selle lehe ja kogu selle väärtuspakkumise oluliselt paremini lahti. Sest hetkel, kui ma loen seda bannerit ja kui ma loen seda kampaaniat, siis tegelikult ma täpselt ikkagi ei tea, mis seal nüüd taga on. Et ma peaksin ikkagi rohkem kuidagi tutvuma sellega, et aru saada, et mis on need uued hommikusöögid, mis kellaajani, ma saan aru, et ainult ärkamisperioodil, palju need maksavad. Ehk siis seda infot on rohkem esitatud kui ainult üks banner. Ja see on see koht, kus tuleb siis mängustamise võllu kõige rohkem sisse. Sellepärast, et kui ma nüüd hiljem näitan ka mõndasid neid tulemusi, mida mängustatud kampaaniaga tehakse, tegelikult ma võin juba praegu mõnda lihtsalt kiiret näidet näidata,
et teil oleks rohkem background informatsiooni. Näiteks see esmaspäev üleeile läks laivi, ta küll läti keeles, aga Byte'i üks kampaania. See on selline mänguline kampaania, see on Musta Reede kampaania ja Musta Reede pakkumisi on ju väga palju tegelikult. Ja eesmärk siin on tegelikult võimalikult kaua hoida neid, kui nad juba leiavad selle bänneri klikki üles ja tulevad siia lehele, siis hoida need võimalikult kaua siin ka lehel. Ehk siis tegutseda siin erinevate klikkide ringi ja võimalikult kaua hoida seda brändi ja seda väärtuspakkumist meeles. Ja Byte siis tegi siia ühe sellise, ma panen mingi testandmed, meie platvormiga tegi siis sellise mängu. Ja, ma täpselt ei tea, mis kirjas ma läti keelt ei oska. Aga tuled siia lehele, see nüüd mängid. See on niisugune Candy Crush mäng, mis siis näitab erinevaid selliseid tehnoloogia ikoone ja see tegelikult ei lähegi isegi super hästi, see on mingisuguse Black Friday või selle pakkumisega kokku. Aga mis see nüüd teeb, on see, et inimene on siin lehel, ta mängib ja kui ta järgmine kord näeb seda Byte'i reklaami, kus on siis samad mäng kuskil Facebookis, siis meie andmete kohaselt ta keskmiselt 4 päeval klikib uuesti sinna bännerile. Sellepärast, et punkt 1 on see mäng ja punkt 2, selles mõttes siin on see edetabeli põhiline mäng, Candy Crush, lõpuks sa saad teada, kui hästi see läks. Selle mängu lõpus talle näidatakse erinevaid pakkumisi, aga kõik ülejäänud konkreetsed pakkumised on ka siin välja toodud. Nüüd, eesmärk siin on hoida läbi mängustatud tegevuse inimest kauem lehel ning selgitada, hoida kauem meeles, et üldse mingisugune pakkumine on. Ja kui me vaatame nüüd selle kampaania näiteks tulemusi, ma vaatan, õigemini see on 2 päeva vana kampaania, selles mõttes, et 2,5 päeva. Siis me näeme ka edukalt seda, et seda mängu on nüüd mängitud 104 000 korda ja siin on need olulised numbrid. Bounce rate on 9%, mis tähendab, kui inimene juba tuleb sinna lehele, siis on 91% tõenäoliselt, et ta ei lähe kohe ära. Et ta jääbki sinna seda mängu mängima või ta esimene asi, mis ta teeb, ei pane seda agent kinni. 98,5% on siis see, kui paljud nendest 104 000 mängust on alustanud mängu ning jõudnud ka siis lõpuni. Mängu nüüd kogu selle mängu ära. Nüüd, mis siit ei tule välja, mida ma saan hakata hiljem analüüsima, on see, et kui mitu korda üks inimene keskmiselt mängib. Ja tavaliselt eelmiste analüüside pealt ma näen, et kas keskmiselt 4-5 korral, 4-5 päeval tuleb inimene tagasi sinna lehele, et mängida seda, olla jälle selle kampaania maandumislehel ja mängib seda keskmiselt 14 korda siis ühte mängusessiooni. Nüüd see muidugi on võimendatud sellest, et mõned inimesed mängivad seal 100 kordi ja mõned mängivad 1, aga suhteliselt korduvalt on. Nüüd sai. Ma loodan, et mind on jätkuvalt edasi kuulda. Mul sai tühjaks. Kas keegi võiks mulle kinnitada, et mind on kuulda? Jaa, siin tuleb hästi. Korraks krabiseb. Ma ei tea, võib-olla mingi aeg. Kuuleme sind. Et, kus ma tein? Et umbes 14 korda mängitakse mängu ühe selle sessiooni. Ja näiteks see on väga hea näide kampaanias, kus mängustamine toimib väga hästi. Eesmärk on hoida seal kampaania keskkonnas, sest kui lihtsalt teeks keegi Facebooki reklaami, kus on bänner, sa vajutad peale, sa läheb pakkumistele, siis sul on, sa kaotad kogu selle potentsiaali ära, et inimest seal kauem hoida. Ja kuidas see siis kõik toimib? Nüüd ma võtan tagasi oma need slaidid. Aha. Kuidas siis kõik toimib ja kuidas üldse sellist asjadeni jõuda? Esimene asi, millest me peame siis aru saama, et mängustamise nii-öelda see kõige alus ja printsiip on siis see, kus me toome mingisugused mängulised elemendid, toome need mitte mängulisse konteksti. Nüüd, mis see tähendab, on see, et kõik erinevad elemendid, mis me näeme ükskõik mis mängus, kas me näeme lauamängus või kaardimängus või videomängus või seltskonnamängus, vahet ei ole. Iga mäng koosneb erinevatest elementidest ja nii-öelda kokkuvõtlikult game designist, ehk siis mängudisainist. Ja see on see, kuidas erinevad punktid suhestuvad erinevate saavutustega, kuidas erinevad ülesanded annavad sulle erinevaid auhindu, mis on järjestikused ülesanded, mida mängus peab tegema, et saada mingisugune tulemus. Ja kui me võtame kõik need üksikud elemendid välja ja me paigutame nad siis ükskõik mis konteksti, mis ei ole mäng,
siis me saamegi nii-öelda mängustatud tegevuse või gamificationi. Nüüd, kui me räägime tegelikult turundusvaldkonnast, siis oluline ei ole siin üldse tegelikult niivõrd keskenduda sellele, mis on need individuaalsed elemendid, sellepärast, et tegelikult me kasutame mänge, mitte mänguelemente, vaid oluline on aru saada nendest 3 põhiasjast, miks mängud toimivad. Kõige olulisem asi, kus ma ka veidi pikemalt peatun, on tagasiside. Ehk siis 3 kõige olulisemat alustala, mille pärast mängud ja mängustatud tegevused töötavad, on siis tagasiside, interaktiivsus ja fookus. Fookus oleks eriti hea, kui see kaamera saaks samamoodi sellest aru. Ei saa. Noh, siis on natuke udune. Feedback ehk siis tagasiside tähendab seda, et kogu mängu põhimõte ja kõikide mängustatud tegevuste ja mängustatud turunduste põhimõte on see, et iga tegevusega, mida inimene teeb, me anname talle mingisugust tagasisidet. Ja tagasiside on see, läbi mille õpitakse ja läbi mille jääb inimestele mingisugune tegevus meelde. Kogu see kontseptsioon, tavaliselt mulle meeldib hästi pikalt sellest rääkida, mille pärast ja kuidas selle tagasisidet kõige paremini anda, aga seekord ma teen natuke lühemalt. Interaktiivsus tähendab siis seda, et kui sa päriselt pead miskit tegema, et saada mingit tulemust, mitte lihtsalt lugema, aga päriselt kas katsuma või vajutama või liigutama midagi, siis see on see, mis reaalselt koostab siis seda mälestust. Lühiajaline mälu, mis siis paneb sind meenutama, mida sa just tegid ja üritama juba alateadlikult leida assotsiatsioone või seoseid, mis on selle tegevuse ja mis on siis selle outcome'i nagu seos. Näiteks, kui ütleme, kunagi Saku tegi ühe mängu, kus ülevalt kukkusid erinevad maitsed alla ja sina liigutasid purke, et erinevad maitsed kokku koguda, siis isegi siis, kui sa sellest aru ei saa, siis sa hakkad seostama alateadlikult juba seda, et väga hea, see on see purk, siia kogunevad mingisugused humalad ja asjad. Järelikult see humala on seotud kuidagi selle purgi või selle tootega ja sul tekib oluliselt lihtsama vaevaga edaspidi saad aru, et nüüd need maitsed oli konkreetselt selle uue joogiga seotud. Ja 3. on fookus, mis tähendab seda, et sul ei ole võimalik mängida ühtegi mängu ilma 100% fookuseta. Selles mõttes, et sa võid alustada mängimist ja vahepeal vaadata kõrvale ja teha muid asju, aga see moment, kui sa mänguga tegeled, see moment sa tegeled ainult selle mänguga. Et kui meil on maandumisleht, kus ei ole, või kampaanialeht, kus ei ole sellist interaktiivsust, siis samal ajal, kui sa scrollid või liigud seal ringi, samal ajal see tähelepanu hajub, ega sa alati ei viitsi lugeda kõike, mis seal kirjas on. Aga kui sa jõuad lõppu, siis sa arvad, et sa oled juba justkui kogu selle materjali läbi töötanud. Aga sul tegelikult puudus fookus. Mängude eelis on see, et sul ei ole võimalik kaotada fookust, kui sa seda tegevust teed. Nüüd tagasisidest nii palju, et kõik need elemendid, mis me enne välja tõime, kõik need punktid ja edetabelid ja auhinnad ja muud säärast, need ongi need, mis me peame silmas, kui me räägime tagasisidest mängustamise kontekstis. Sina teed midagi, sa saad vastu mingisuguse punkti. Sa teed midagi, sa vastu me näitame, et tänu nendele tegevustele oled sa seal maal edetabelis. Nüüd tagasiside point on selles, et see peab olema auhind mingisuguse tegevuse eest. Kui mitte auhind, siis vähemalt ütleme resultaat mingisugusest tegevusest. Kui keegi annaks kellelegi lihtsalt mingisuguse ühe suvalise punkti, näiteks iga osaleja praegu siin ruumis saab ühe punkti, siis sellel ei ole mitte mingisugust pointi. Sellel punktil ei ole mitte mingit pointi, sellel punktil pole mitte mingit väärtust ja see kõik tundub siuke seosetu. Kui ma ütleksin, et iga inimene, kes kirjutab praegu, esimesed 3 inimest, kes kirjutavad chati number 1, saavad 1 punkti. Siis järelikult chati number 1 kirjutamine on mingi tegevus, mille auhinnaks on see punkti saamine. Nüüd see punkt jääb samaks. Ütleme, ma tegelikult ei arva, et keegi nüüd kirjutab ja chati ühtesid ja hakkab punkti saamas. Pointes. Aga see sama punkt, mis ma välja annan, esimesel näitel on mõttetu, teisel näitel on juba mingi seos. Sama põhjus, mille pärast näiteks, kui sa oled ajateenistuses, inimene, kes ei ole mitte kunagi käinud ajateenistuses, tal pole õnnaimugi, või tõenäoliselt loomulikust intelligentsist võib olla, aga erinevad need embleemid, mis määravad su auastet, ega kui sa ei saa aru, mis on nende seos,
ja kui sa ei ole selle tähendust endale selgeks teinud, siis sulle läheb see oluliselt vähem korda kui nendele, kes on selle tähendust endale selgeks teinud. Embleem on sama, mõte on sama, kontekst on erinev. Keegi sai aru, mis tegevusi on vaja teha, et see asi välja teenida. Nüüd, nagu ma ütlesin, hästi oluliselt siis tagasiside peab olema alati mingisuguse tegevuse tulemus. Vahepeal vaatan, kas ma ei tea, vahepeal ta otsustab paremini hakkama saada, kui teist räägida. Nüüd, kui me jõuame siis mängudeni, mängustamatud tegevusteni, siis mis on siis need tegevused? Mis võivad olla erinevad tegevused mängus? Hästi lihtne. Me saame, ütleme, lihtsates mängudes ja ka mängudes, mis meie kasutame turunduses, on näiteks üks tegevus on millegi meelde jätmine või millegi arvamine. Need on sellised memorimängud või arva, mis on siin pildi taga või mingid säärased asjad. Me võime sihtida ja suunata ühe tegevusena. Näiteks meil tuleb ekraanile mingisugused asjad ilmuvad. Meie kontrollime ühte objekti, mis käib niimoodi vasakule paremale ja kui me õigel ajal peale vajutame, siis see, kuhu see toru on suunatud, ta laseb siit välja mingisuguse asja, mis siis kogub, üritab millelegi pihta saada. Siin on üks konkreetne tegevus. Hüppamine või lendamine, samamoodi väga basic selline mänguline tegevus, ehk siis, kus sa vajutad mingisugust nuppu ja tegelane, keda sa kontrollid, siis kas siis hüppab, et koguda midagi või siis üritad hoida teda lendamas. Püüdmine või kogumine, mis tähendab siis samamoodi, kui miskit lendab ekraanil ringi või kukub ekraanilt alla, siis sina pead selle kinni püüdma. Ja viimane on siis jooksmine või võitlemine, ehk siis jälle mängutegevus, nagu ta tegelikult on suhteliselt lihtsasti seletatav. Sina siis kontrollib mingisugust, ütleme, tõenäoliselt mingisugust tegelast, kes siis peab võiklema mingisugust asjade vahel või jooksma võimalikult 100 meetri jooks. Täpid nii kiiresti kui saad, et jõuaks 100 meetrit võimalikult kiiresti joosta. Nüüd, kui me räägime turunduse kontekstis ja turunduse kontekstis mängude kasutamisest, siis on väga oluline, et me kasutame ühte või äärmisel juhul kahte tegevust koos. Ja see on see koht, kus minu kogemuse pealt väga paljud, kes teevad üksi või teevad oma teadmiste põhjal turundusmänge, eksivad. Sellepärast, et kogu mängu idee turunduses peab olema, et mängule läheb, ütleme, mingi osa fookusest, seal mingi 30% fookusest ja ülejäänud, kui inimene juba teab, kuidas mäng käib, siis ülejäänud fookus läheb sellele arusaamaks, mis see kontekst seal mängu ümber on. Sest lõpuks me ju teeme mängu, et kas siis turust näidata mingisuguseid tooteomadusi, näidata mingisuguseid teenusomadusi või selgitada oma väärtuspakkumist, selgitada oma kampaaniapakkumist. Kui me hakkame kombineerima hästi palju erinevaid tegevusi ja hästi palju erinevaid selliseid, muudame selle mängu keeruliseks, siis seda rohkem muutub inimese või selle osaleja fookus läheb ainult selle mängu mehaanikale, aga täiesti teiseks prioriteediks jääb siis see, mida siis lõpuks reklaamitakse või mis on see point, mille pärast see mäng tehti. Ja väga tihti ma olen ka ise kuulnud, kui me mingisuguseid mänge soovitame klientidele, et kas saaks nii, et seal oleks 3 levelit ja saaks valida 2 erineva tegelase vahel ja siis oleks seal hästi palju eri efekte ja kõike seda. Jah, see teeb parema mängu. Selles mõttes, et kui me nüüd üritame mängijateni jõuda või nendele, kellele meeldib tõesti mänge mängida, aga see ei tee paremat turunduskampaaniat, sest me jälle hajutame kõik tegevused nii sassi, et inimene fokusseerib nüüd ainult sellele mängule, mitte põhjusele. Ehk siis see, millest ma rääkisin, et kogu see tegevus ja kogu see mäng peab olema super lihtne. Kolmas punkt, eelmisest 2 ma lühidalt juba siin rääkisin, ehk siis see, et ta jätab rohkem ruumi keskenduda just nimelt kampaaniale, mitte mängule. Mida rohkem on mängus keerukust, seda rohkem peab inimene kasutama oma brain powerit, et aru saada üldse, mis ma tegema pean. Hea mängustatud turundusega reklaam peaks olema võimalikult lihtsalt kohe sisse saadav ja eelistatult ilma igasuguse juhendita.
Ehk siis kohe, kui mäng hakkab pihta, inimene saab täpselt aru, mis ta nüüd tegema peaks. Ja sihtsilmes hea mäng, mida turunduses kasutada, on selline, kus on otse alguses välja öeldud, mis on su lõppeesmärk, mis sa pead saavutama. Kui ta on mingite asjade kokku kogumine, iga asi annab 100 punkti, siis ütleb konkreetselt, saavuta vähemalt 1000 punkti, et siis osaleda seal loosimises. Või jah, hästi tihti ongi see konkreetne punktidesi või siis saavuta 60 sekundiga võimalikult palju punkte. Kui me lihtsalt paneme inimesi mängima, aga ei anna talle mitte mingisugust sihti ega eesmärki, siis on väga oluliselt suurem tõenäosus, et inimene ei mängi lõpuni seda, vaid keskelt drop-off'i. See on ka alati see, mis me oleme soovitanud oma klientidele, sellepärast on meil ka meie completion rate, ehk siis tõenäosus, et inimene, kes alustab, ka lõpetab kogu selle mängu, on oluliselt kõrgem, kui võib-olla inimesed on ootanud, seal 98-99%. Nagu ma siis ennegi rääkisin, ehk siis keskendumine reaalselt võrdub mälestused. Meil on väga palju kliente, kes potentsiaalseid kliente või demokõnesid, kus öelda, kui me küsime, mis on teie kokkupuuted siis mängustatud turundustega või üldse mängude kasutamisega oma turundustegevustes, siis öeldakse, et ma mäletan, et eelmine aasta keegi tegi ühe ägeda mängu. Või Viljandi Burger näiteks tegi ühe mängu. Mäletatakse neist Circle ka neid mängulisi reklaame, mida on palju tehtud, kivipaberkäärid ja kõik sellised asjad. Aga see tundub nagu natukene nonsense või natukene äge, et inimesed mäletavad aasta tagust vanad kampaaniat. Kuigi ma olen päris enam kui kindel, et enamik siin inimesi ei mäleta neid kõiki kolme näidet, mis ma webinari alguses näitasin. Et kui te mäletate, siis on hästi, kui te kõiki kolme mäletate, et mis olid nende väärtuspakkumised. Ja see oli ka see, mis ma näitasin. Ma käisin selle lehe läbi, sain selle pakkumise kätte, olin 2 sekundit seal lehel, aga see ei tähenda seda, et järgmine nädal ma mäletan täpselt, mida ma lugesin. Nüüd, kui me oleme mängustatud kampaaniasse keskendunud, siis seda mäletatakse hästi pikalt. Teine eelis on sellel see, et see tuleb tuttav ette. Kui sul on Facebookis jookseb reklaam, ta on ühe korra käinud seal kampaanial juba mänginud ja veetnud seal päris kaua aega, siis kui ta mitme päeva pärast näeb uuesti samat reklaami, siis on oluliselt suurem tõenäosus, et ta läheb tagasi sinna lehele, sest ta mäletab, et seal oli mingisugune selline tegevus, mida ta juba enne mitu korda tegi. Versus mitte mängustatud olukordades tal enam ei oleks põhjust sinna uuesti vajutada, sest juba kord on käinud sealt, on kõik informatsiooni kätte saanud. Ja selle slaidi pealt siis, kui tõenäoliselt siin, mis webinarile eelnes üks selline artikkel, paljud on võib-olla vastus ära spoilinud. Kui artiklis ma ütlesin, et mängustatud kampaania keskmine pikkus on 9 minutit, siis tegelikult tänasel päeval ma ütleksin, et see on isegi pikem. Tegelikult me näeme, ma arvan, et on seal kuskil 11 minutit. Kui ma näiteks viimati analüüsisin samuti seda Byte'i kampaania ühe päeva tulemusi, siis seal ma sain näiteks 14,5 minutit. Keegi vajutab peale, on 14,5 minutit nüüd seal keskkonnas. Seega tekibki see loogiline koht, et me saame mängustamisega miskit teha paremini. Kui me kujutame ette kampaaniat, võtame näiteks selle sama, kui te mäletate, oli see Circle K kampaania. Jällegi, ma üldse ütle, et seal kampaanial on midagi viga, aga meeskond siis loob selle bänneri, loob Facebooki reklaami, paneb kõik toimima, kõik jookseb, aga mida saaks teha paremini? Midagi saaks teha paremini. Sest inimene vajutab sinna peale, saab info kätte, kõik, nüüd on linnuke kirjas. Aga mis siis, kui me võtame selle sama kampaania, me teeme samasugused bännerid, aga nüüd, kui inimene vajutab sinna peale, lisaks sellele, et ta saab info kätte, ta on meil 10 minutit sinu lehel edasi ka. Ehk siis on võimalik teha tavalist sellist kampaania teavitust, on võimalik teha paremini. Inimesed, kes seda mängustamise osa seal ei kasuta, lihtsalt jäävad sellest nagu võimalusest ilma, sest ega seal rohkem midagi teha polegi, lihtsalt näidata oma väärtuspakkumist. Seega üle 9 minuti tegevust, 98% lõpetamise tõenäosus tähendab seda, et inimesed refereerivad
kampaaniat tagasi veel mitu kuud. Vähemalt meie enda näijatel ja meie klientide endi selgitustel. Ma siis käin veidi läbi ka seda, et kuidas siis ühte sellist kampaaniat luua või kuidas siis mõelda, millist kampaaniat võiks luua. Et meil on tavaliselt, kui mina olen konsulteerinud ettevõtteid või konsulteerin kliente, et missugust mängu peaks mõtlema, siis alati esimene samm on see eesmärk. Eesmärk nüüd ei ole konkreetselt alati see, et saada nüüd võimalikult palju e-maile. See on nagu justkui see tulemus. Kui see on hästi tehtud mäng, siis inimesed jätavad oma e-maili, et mängida seda mängu. Eesmärgil ma pean rohkem silmas seda, et kui te tahate reklaamida mingit toodet, siis mis osa sellest tootest te tahate nüüd kõige rohkem teavitada või mis uudsust selle toote osas te tahaksite kõige rohkem edasi anda. Olgu ta näiteks patarei, mille kestvus on 20 päeva kauem kui eelmise versiooni patarei. Ehk siis selle kampaania eesmärk, selle mängu eesmärk on teavitada inimesi, et meil on olemas uus patarei, mis kestab 20 minutit kauem või 20 päeva kauem. Või siis on meil, klaas, mis on 10 korda tugevam või elektriauto, mis suudab sõita 400 korda kauem kui Tesla, mis iganes. Kui see eesmärk on teada, siis selle eesmärgi ümber saab hakata ehitama mängu, saab hakata brainstormima, mis mäng kõige paremini sobiks, et seda informatsiooni edasi anda. Ja näiteks ma tavaliselt koha peal väga hästi ei suuda hästi välja mõelda, aga oletame, võtame selle sama Circle K näite, eks ju, kus ma rääkisin, et kus on see et alusta hommikut Circle K-ga. Väga hea sõnum, väga hea slogan. Kui me tahaksime sinna nüüd mingisugust mängu juurde mõelda, siis kõige olulisemad asjad seal on hommik. See, et need asjad kestavad ainult hommikuni või ma eeldan, et mingisugune hommikuvahemik. Ja teine on siis see, et meil on konkreetsed pakkumised, või ütleme, konkreetsed hinnad. Oletame, et võtame need kaks asja eesmärgiks ja nüüd, kui me hakkame mõtlema, missugust mängu sinna taha teha, siis minu mõte toimiks kuidagi niimoodi, et ma peaksin saama reaktsiooniga pihta. Näiteks oletame, et meil on mingisugune kell, mis käib, ma pean reaktsiooniga saama täpselt hommiku pihta. Ja hommik selles kontekstis on näiteks kella 7 kella 11. Seega mu kell käib ja ma pean saama kellaosuti, vajutame ekraani peale, et kellaosuti jääks 7:11 vahel seisma. Nüüd lihtne mäng, aga nüüd annab edasi läbi mängu ka teadmise, et okei, 7:11, sest ma tean, et see on ju mängu eesmärk. Ja kui ma vajutan õigesti, siis mul tuleb üks pakkumine, mis ma võiksin hommikul endal osta. Näiteks mingisugune hommikuburger või tuleb kohvi on sellel ajal odavam. Ja nüüd ongi mul juba järsku mingi tegevuse eest ma saan tagasisidet, kas ma vajutasin õigel ajal või valel ajal ja selle tulemusena ma saan väärtuspakkumise. Nüüd on objektiivne tõde, et kui selline interaktsioon oleks sellel maandumislehel juures, siis kuna halvemaks ta midagi ei tee ja ma seletasin, et ta teeb ju paremaks, selle kohalt inimene saab oluliselt paremini aru, et ütleme see kellaaja vahemiku ja pakkumised, see objektiivne tõde on see, et kampaanial oleks veel suurem edu. Ja siis tuleb disain. Kui idee on paigas, siis kõige väiksem, kõige viimane asi on disain. Ehk siis kuidas me reaalselt soovime seda mängu disainida. Ja siin on veel üks oluline punkt, me ei tohi disainiga üle võlli minna. See ei ole kaugeltki nii oluline, kui inimene arvab, keskmine, et ta ei pea olema flashi äge, esteetiliselt ta peaks ikkagi nagu kena välja nägema. Aga hästi palju ma olen kuulnud seda, et tahaks seal eriefekte ja asju. Ma panen peapakule, kampaania edu ei ole mõjutatud sellest, kui palju sul on eriefekte. Ja kui, ütleme, et selle asemel, kui palju mingisuguseid erinevaid 3D elemente sinna mängu sisse tuua ja kõike seda. See teeb selle kõik kallimaks, see teeb selle pikemaks, võrdleme tulemusi, vahet ei ole. Seega sellest eesmärgist me siis natukene rääkisin. Ehk siis mis on see asi, mida me siis lõpuks tahame turundada läbi mängu? Kas meil on mingisugune toode või meil on mingisugune teenus? Kui meil on mingi toode, kas me tahame rõhuda sellele toote uudsusele või toote mingisugustele olemasolevatele omadustele? Et kas meil tuli nüüd uus jook välja või siis
selles joogis on, kas sa tead, et selles joogis on nii vähe suhkrut? Kui me tahame turundada mingisugust teenust, siis me jällegi mõtleme eesmärgi peale ja selle lõpptulemuse peale, kas me tahame rõhuda teenuse kvaliteedile mingisuguses aspektis või teenuse unikaalsusele ja erilisusele. Kui me nüüd saame selle asja selgeks mõeldud endale, siis me hakkame mõtlema teenuse omaduste peale või toote omaduste peale. Siin on siis see, et tuleb ikkagi see, et mida me siis üritame saavutada. Et kui me tahame saada võimalikult palju e-maile selle mänguga, siis me peame aru saama, et okei, et me peaksime panema registreerimisvormi enne mängu. Alati soovitan seda teha. Hästi palju küll mõeldakse seda, et laseme kõigepealt ära mängida ja siis jätta registreerimisvorm. Kõikide meie case study'de pealt, kui eesmärk on saada e-maile, alati küsige e-maile enne, mitte pärast. Teadlikkus lihtsalt see, et kas me tahame brand awareness'i saavutada või informatsiooni. Nüüd müügi ma olen siit selle koha pealt välja võtnud, et müügi jaoks on, kui te tahate kasutada puhtalt müüginumbrit, siis selle jaoks on oluliselt paremaid meetodeid. Tehke erinevad allahindluskampaaniad, asjad, need toimivad alati väga hästi ja ma kunagi ei väida seda, et kui inimene, et kui nüüd meie klient teeb nüüd mängu valmis, siis esimene resultaat, mida me mõõtma hakkame, see, kui palju müük kasvas. Sest tihtipeale see tundub nagu, see ei ole nagu hea asi, mida me üldse mõõta saamegi. Kui me teeme näiteks mingi offline poele või vabandust, mingis, ma ei tea, piimapakile, mida müüakse kuskil Selveris. Teeme ägeda mängu, kõigile meeldis, 200 000 mängimist, hästi väike bounce rate, hästi suur engagement ja participation. Ega me ei saa teada, mitu piima rohkem nüüd müüdi sealt poest. Et see on väga raskesti trackitav asi. Mida me saame e-poest teha on see, et ka meie tarkvaraga seostame auhinnad kupongikoodidega ja vaatame, palju nüüd hiljem registreeriti. See näiteks toimib alati. Ja siis nüüd vaatame seda mängu ennast. Kui me hakkame mängu planeerima, siis alati esimene hea küsimus endast on see, mis meil juba olemas on. Kas me oleme juba teinud mingisugusele tootele mingi promovideo? Kas meil on mingid sloganid, mida me saaksime kasutada? On meil mingi maskott, näiteks meie kasutame oma maskotti Adit. Visuaalid ja auhinnad, et kõik, mis meil juba olemas on, need on teoorias siis see, mida me tahaksime selles mängus edasi anda. Väga tihti mingi kampaania slogan on tegelikult mängu kõige tugevam nagu selline ideegeneraator. Kunagi oli Tele2 oli näiteks niisugune kampaania nagu seal, kus Stepsel seal on net või miskit säärast. Ma mäletan ainult selle pärast seda, et me rääkisime, kuidas seda mängu sinna taha teha. Ja kui me mõtleme nüüd teenuse peale, et seal, kus Stepsel, seal net, seda on tegelikult päris keeruline nagu mänguga edasi anda. Kui me lihtsalt räägime sellisest teenusest, et pane ruuter endale seina ja nüüd sul on net. Küll aga see slogan andis meile väga hea idee, et me saaksime teha sellise puslemängu, kus ühes otsas on Stepsel, teises otsas on ruuter ja siis sa pead ühendama need erinevad torud. Pöörad torusid ümber, et tekitada üks selline pikk juhe. Ja see andis väga hästi edasi. Meil on olemas see tekst, see slogan ja see andis kogu selle mängu idee edasi. Ning inimene, kes selle mängu läbi teeb, tal on kogu aeg see slogan ees, ta saab väga hästi aru, et seal, kus on Stepsel, seal on ka neid. Vahepeal olen ka vaatanud kella ka. Ja siis on brainstorm. Kui kogu see info on enam paika pandud, siis hakkame mõtlema. Kui sa kunagi jääd oma mõtetes kinni ja ei tule ühtegi head mänguideed, siis lihtsalt jätka. Võta igast väiksest kui sõnast kinni, võta igast väiksest kui väärtuspakkumisest kinni, võta igast väiksest elemendist, mis sul on disainis olemas, võta kinni ja mõtle, kas see annab edasi mingisugustki asja, mida saaks võrrelda, ma kohe näitan millega, tahaks veel minna vasakule, mida saaks võrrelda sellega. Võta iga oma toote või teenuse nüanss lahti. Kas sa saad midagi oma tootes edasi anda läbi hüppamise? Kas sa saad midagi oma teenuses läbi anda läbi sihtimise? Ja see on, ütleme, kõige kiirem lifehack, kuidas mõelda head turundusmängu ideed välja.
ürita seostada oma toote omadus mingisuguse tegevusega. Nii, on hästi palju standardseid asju ja need standardsed asjad, mis ma üle käin, on ka siis näiteks siin. Et kui meil on olemas mingisugune maskott, keda me tahaksime kasutada, seega see maskott peab miskit tegema. Mida saab maskott teha? No, meie oma saab lennata, meie oma saab joosta, see runner game, mis platvormis teetab. Meie maskott saab midagi kinni püüda ja siis hakkame edasi mõtlema, mida ta võiks kinni püüda. Kui me tahame rõhuda mingisugusele tooteomadusele, siis me ju näiteks, kui ta on, me tahame rõhuda, kui tugev seda toode on, siis kuidas me saame edasi anda tugevust? No lööme seda millegagi. Siis on, mis on erinevad mängutüübid, kus saab midagi millegagi lüüa. On selline whack-a-mole, kus tulevad need asjad välja ja siis, või noh, mullamutid tulevad välja, siis sa pead need alla lööma, eks ju. Saame juba midagi edasi lüüa. Kui see on vastupidav, näiteks see patarei näide, Duracell'i näide näiteks. Duracell on kõva patarei, mille vastupidavus on oluliselt suurem või Red Bull, mis mõjub sinu enda vastupidavusele, siis kasutame mängu, mis ongi vastupidavuse peale üles ehitatud. Ehk siis on näiteks Super Mario, kus mäng läheb järjest kiiremaks, kus sa pead hüppama ja jooksma. Iga kord, kui sa kogud Duracelli patarei kokku, siis see Duracelli jänes jälle jookseb jälle natukene kiiremini. Või Red Bull lendab kuskil ringi ja iga kord, kui sa siis kogud selle Red Bulli purgi kokku, siis sa saad 10 sekundit oma ajal, kui kauba sa vastu pead. Rõhuda komponentidele. Näiteks tuleb välja uus telefon või mingi uus auto. Tuleb välja mingisugune asi, millel on spetsiifilised omadused. Ja need omadused on edasi antavad mingisuguste ikoonidega. Näiteks ütleme telefoni aku peab kauem vastu, kaamera on parem ja ekraan on suurem. Umbes viimased 7 aastat iga telefon, mis kunagi välja on tulnud. Ja siis me võtame iga selle omaduse ja kasutame igat seda omadust eraldi objektina mängus. Näiteks memory game, kus sa pead pöörama ümber kaarte ja siis matchima õiged ühesugused kaardid. Või see sama Candy Crush, mis ma näitasin, mida ka Byte tegi, kus selle asemel, et sa liigutad mingeid ikoone või mingid kristalle, selle asemel sa liigutad näiteks telefoni akupilti. Et selles Candy Crushi mängus on telefoni akupilt, sul on kaamera pilt ja kõik sellised asjad. Seda mängu mängides sa lood järsku seose, et need on selle toote omadused. Siin on veel tegelikult erinevaid näiteid. Kui on pakendile rõhuda, on näiteks Eestis küll, ma ei tea head näidet, aga USA-s on näiteks üks toidu koju vedamise teenus, mis alati pakendab hästi unikaalselt su need asjad ära. Brändi asi. Või siis tuleb uus toode välja, mis on, või teil tuleb, ütleme, brändi uuendus, kus te muudate, näiteks Kalevist varsti peaks tulema, muudate oma pakendi disaini, šokolaadi disaini. Et anda seda edasi, siis üritate, näiteks mäng on see, kus te üritate võimalikult palju ühesuguseid pakendid üksteise peale ehitada ja võimalikult kõrge torni ehitada. Mis meil veel on? Teenuse mängud näiteks. Rõhume teenuse kvaliteedile. Kui me tahame rõhuda teenuse kiirusele või mingisugusele ajale, siis näiteks sama mäng, mis ma enne selle Circle ka mõttes, et me tahame, üks asi, mis me tahame rõhuda, on siis rõhuda selle ajavahemikule. Ja sellistel asjadel on alati reaktsioonimängud, alati väga hästi töötavad. Kus inimene on, ma ei tea, peab näiteks seal ootad ekraani peal, õigel ajal lendab välja mingi asi ja sa pead õigel ajal pihta saama sellele asjale. Kui pihta ei saa, siis kaotad. Ja muud sellised reaktsioonimängud on alati natuke vähe kasutatavad, aga mis mulle alati väga meeldivad. Ja siis on unikaalsusele rõhumisele alati, kõik mängud ei pea olema absoluutselt sellised videomängud. Täiesti okei on teha ka lihtsaid küsimustikke, lihtsaid personality teste, lihtsaid näiteks meie platvormis saab teha kuldvillaku, kus on samamoodi sul on 3 erinevat teemat, igal teemal on 3 küsimust, 100, 200, 300 punkti küsimused
ja valid ühe teema, üritad vastata sellele, kas sa vastasid õigesti, siis sa saad nii palju punkte, vastasid valesti, siis kaotad jälle punkte. Unikaalsustele asjade rõhumine on tihtipeale kõige keerulisem, sest see on asi, mida me peame ikkagi tekstiga edasi andma. Aga selle asemel, et lihtsalt omada ühte maandumislehte, kus on kogu see tekst kirjas, siis me tahaksime tulla jälle selle mängustamise teadmise juurde, et kui inimene interaktiiv, ma pole kunagi ei ole alati kuulnud, mis on interaktiivsuse eestikeelne hea sõna. Aga kui ta siis nii-öelda teeb midagi, vajutab midagi, siis me teame, et see annab talle tagasisidet, mis omakorda loob neid seoseid, mille pärast just vajutas midagi. Tuleb küsimus, valib õige variandi, saab selle eest õigeid punkte, kaasab inimest oluliselt rohkem kui lihtsalt see, et näed, siin on A4 informatsiooni, viitsi loe see läbi. Tõenäoliselt ei viitsi. Ma käin küll mõned vead läbi, mida veel vältida, mida ma veel rääkinud ei ole, kui ma olen paljud juba siin jutu sees läbi rääkinud. Aga mõned sellised hästi tüüpilised vead. Tehakse mäng hästi pikaks. Nüüd mõndadel juhtudel on see fine. See ei ole fine siis, kui sul on mängul ajalimiit. Oletame, et see on seesama Candy Crushi mäng või ükskõik mis mäng ja su mängu eesmärk on saada võimalikult palju arv punkte ettemääratud ajaga. Aga see ettemääratud aeg on sul mingi 3 minutit. Siis sa võid garanteerida, et sellistel lühikestel mängusutsakatel enne 3 minutit, kuna tegevus ei muutu keerulisemaks ja tegevus nagu väga palju ei erine sellest, mis sa oled kogu aeg teinud, ei viitsita mängida 3 minutit. Hea vahemik on 45 sekundit kuni ütleme 75 sekundit. Ma kohe räägin täpsemalt, mille pärast. Aga üldiselt on see, et mängul tuleb, inimesed ei mängi mängu lõpuni, aga me sooviksime, et nad teeksid selle, sest me tahame ka mängu lõpus näidata informatsiooni. Ära ta mängu liiga kergeks, ära üldse karda sellepärast, et oi, et aga see on nii raske ja inimesed ei saa hakkama. Raske mäng on alati parem kui kerge mäng, eeldusel, et inimene teab, kuidas seda mängu mängida. Kui sa teed segase mängu, siis segane mäng ei ole raske mäng, segane mäng on segane mäng. Kui sa teed selge mängu, mis on raske, siis inimene viitsib, tahab ja on nõus rohkem vaeva sinna alla panema ja oluliselt suurema tõenäosusega mängib seda 10 korda 10 erineval päeval, kui see, et mäng on valmis tehtud, tema iga kord, kui ta mängu mängib, jõuab ta lõpuni, midagi oluliselt keerulist ei ole, tema jaoks on see mäng nagu oma peas lahendatud ja ta võib-olla ei viitsigi rohkem seda mängida. Ära üldse karda teha mängu võrdlemisi raskeks, mitte muidugi jaburalt raskeks, eks ju. Aga alati testige enne muidugi enda ja mõne inimese peal veel läbi, kas see raskustase on selline, mis päriselt hoiab sind kuidagi tegevuses. Ja kui see on paigas, siis selle asemel, et mäng on kohe algusest peale raske, kasvata raskust üle aja. Siin on tulevad see sisse, kus meie oleme rakendusse kirjutanud kõikidesse mängudesse võimaluse, et mäng läheb üle aja näiteks kiiremaks või mäng läheb üle aja raskemaks. Mängul tuleb üle aja rohkem objekte, mida peab koguma. Sest jällegi, kui mäng on 90 sekundit täpselt ühesugune, siis ei aktiveeri inimest nii väga, et ta viitsiks lõpuni tegutseda. Ära lõpeta mängu äkiliselt. Mäng tuleb tagasi sinna, mis ma esialgu rääkisin, et peab olema väga selge ja sihipärane asi. Selge sõnum, kuhu sa peaksid mängijana selle mänguga jõudma. Kogu kokku 1000 punkti või mis iganes. Kui sul seda ei ole ja järsku mäng saab läbi ilma aru saamata, mille pärast, siis hästi levinud arvamus on see, et oi, mäng läks katki või ma nüüd ei tea, mis juhtus, mis automaatselt kuidagi dissantseerub või viib mängija nagu mängust oluliselt kaugemale ja sa kuidagi lõpetasid selle hästi äkiliselt ära ja kuidagi võtsid hästi kiirelt nagu segasid tema keskendumisvõimet, mis ei ole väga meeldiv. Aga lõpeta mäng tipus, mis tähendab seda, et siis, kui see läheb jälle selle ajaga kokku, kui mängijal on kõige rohkem, kui ta on just hakkab aru saama, et nüüd ma sain mängu käppa, siis lõpetage mäng ära. Las ta mängib uuesti. Sellepärast, et kui see mängu nautimise tase alguses, see mängu kõver on algusest on siuke aru, et täpselt ei saa, siis hakkad järsku mängust aru saama, nüüd ma juba tean, kuidas punkte saada
ja mäng lõpeb ära, siis sa tuled tagasi, sest nüüd sa juba oled targem. Nüüd sa tahaksid katsetada oma seda uut teadmist, kuidas seda mängu mängida. Kui sa lõpetad mängu niimoodi ära, et ta naudib ja siis tropib ja sa lõpetad siin mängu ära, kui ta on juba langenud, siis ta tuleb väiksema tõenäosusega tagasi. Ja ka juba asi, mida ma korra mainisin, ehk siis ära prioritiseeri siis visuaale üle lihtsuse. Aastaga palju mul. Ja siin ma natukene kordan juba ennast samamoodi. Võrdmehaanikad muudavad asja. Inimene peab hakkama nüüd brain power'i kasutama, et õppida, mida ma selles mängus tegema pean, selle asemel, et kohe minna mängu sisse ja hakata siis süvenema. Ma võin korraks erinevaid mängumehaanikaid näidata, mis meil on ja te saate siis oma peas mõelda, kas mõne sellise mängumehaanikaga tuleb teil pärast seda, mis ma olen rääkinud, kuidas neid mänge mõelda ja kuidas neid kasutada. Et kas tuleb teile mingi tuttav ette või mingi idee, kas hakkab mõte jooksma, siis see on tegelikult kõige olulisem asi, mis minu jaoks alati toimib või mis mind kõnevel hoiab, on see, kas inimesed hakkavad ise ka nägema, et tõesti, ma saan oma toodetele, teenustele erinevaid mänge kasutada. Et kui ma siin näiteks vaatan, ma teen mõne testkampaania, see on meie see platvorm, kus on kõik erinevad mängutüübid siis olemas, eks ju. Et oletame näiteks, meil on siin picture reveal. On siis mäng, kus sa laed üles pildi, pildist hakkab järsku ettemääratud ajaga, hakkavad siis tükikesed välja tulema ja mängija peab ära arvama, mis asjaga on seal taga tegu. Näide on lihtsalt, kus kohas see pilt on tehtud, aga kas äkki saaksite kuidagi oma teenus või oma tootega mõelda, milliseid pilte võiks niimoodi näidata. Tulevad uued tooted välja, uued asjad. Asjad, mis ma mängisin, juba näitasin. Näiteks Flappy Birds, hästi populaarne mäng. Kas ma saaksin teha mingisuguse mängu, kus oleks loogiline, et minu tegelane või mingi asi rendab ringi ja kogub mingisuguseid asju kokku. Kui te pole veel jõulukampaaniat teinud, siis ma võin spoilida ühe hea idee. Näitan teile ühte ideed, mis ma tegin kokku kuskil oli siin. Minu test kasutada, sellepärast on siin nii palju erinevaid. Nii, preview. Kes see lendab ringi? See on registreerimise vorm. Kes see lendab jõulude ajal ringi? Jõulude ajal lendab ringi Santa Claus. Kogub kinki kokku. Äkki meil on endal mingisugune jõulukampaania, mis oluliselt ka näitab seda, et tegelikult kõik mängud ei pea olema otseselt sinu enda tootega seotud, vaid võivad olla lihtsalt hooajalisega seotud. Hoops. Kas on loogiline meie toote puhul, et me viskame midagi kuhugi ja siis üritame selle korvi saada? Olgu ta korv või olgu ta midagi muud, et me viskame, üritame midagi pihta saada. Võite mõelda selle peale, kas äkki kellelgi on idee, kuidas näiteks meil on pähklid. Meil on hästi teravad pähklid ja me tahaksime mängu, kus me viskame tulekerasid meie pähkli sinna pähklipakki. Paneme disaini kokku ja teeme mängu. Näiteks siin ma tegin ka ühe jõulunäite, kus ma isegi ei tea, ma eeldan, et ma ei jaga. Kus siis mõte oli selles, et nii, võtame kingid ja viskame neid kinke siis jõulupakki. Ja neid muidugi võib kasutada erinevatel bännerite peal, neid võib kasutada kodulehel, kampaaniate juures ja kõike säärast. Ma tean, et mul on vist tegelikult aeg suht läbi ja ma natukene võib-olla kiirustasin mõne asjaga, aga mu idee ja mu hästi alati kõikide selliste vestlustega ja kui ma räägin sellest teemast, minu kõige suurem soov ja võit oleks selles, kui inimesed hakkaksid ka mõtlema, et lähme sellest tavalisest, teeme kampaania bänneri, maandumislehe, suuname inimesed maandumislehele ja siis unustame selle ära. Et mis saaks veel teha? Ja siis kasutage hästi loovat mõtlemist ja tehke tegevusi, mängustage, pange mänge ja andke oma ka publikule ja oma jälgijaskonnale. Näidake ennast kuidagi unikaalses valguses ja kaasake oma inimesi või oma publikut, oma jälgijaskonda. Ma igaks juhuks praegu võtan otsa kokku, sest kell on vist juba 4 saamas või 3. Küll aga kui kellelgi on mingisuguseid küsimusi, mida ma hetkel chatist ei näe, Estele väga julgelt ei küsi, siis
siis te võite siiski küsida, kui te praegu ei julge küsida, kirjutage mulle kalev@tact.me. Võin teile teha individuaalselt teie firma näitel, teie ettevõtte näitel mingisuguseid erinevaid mängunäidiseid ja vaatame, kas me võtame koos midagi ägedat välja.